Tahaksin sinuga viimase aja sündmuste valguses rääkida natuke sellisest vaimse vastupidavuse arendamisest. Meil räägitakse hästi palju vaimse tervise probleemidest, meil pööratakse väga palju tähelepanu tagajärgedele. Ometi tagajärgede tasandil on väga keeruline lahendada probleemi. Kui palju probleeme oled sina tagajärgedega tegeledes päriselt ära lahendanud niimoodi, et need mitte kunagi enam sinu elus ei kordu? Ja see puudutab vaimset tervist samamoodi. Ehk siis minu vaatest, eriti täna siis, kui on meil väga suur hirmufoon ja ka minu uudisvoog on täitunud valdavalt inimestega, kes võimendavad hirmu seoses lendavate objektidega Eesti õhuruumis, on ülioluline hakata õppima tundma iseennast ja hakata kasvatama vaimset vastupidavust. Minu isiklik vaade on see, et seda võiks teha tegelikult noorte hulgas märksa rohkem kui tegeleda tagajärgedega ja veelgi enam on minu isiklik vaade asjale see, et sõltumata sinu vanusest võiksid sa seda hakata tegema täna. Ehk siis hakata üles ehitama seda sisemist keset selleks, et sina oleksid võimeline ka kriitilistes ja ebamugavates olukordades säilitama sisemise keskme, jääma objektiivseks, vaatlema ka võib-olla hirmu äratavaid ebamugavana näivaid nähtuseid või olukordi kõrvalt. Sellepärast, et kui sa õpid enda närvisüsteemi reguleerima ka potentsiaalselt ebamugavates, ohtlikes, ärevates olukordades, sealhulgas tundma hirmu, mitte selle najalt reageerima, siis on sul võimalik näha seda, mis päriselt toimub, mõista toimuvat ja leida ka parim võimalik väljapääs sellest olukorrast. Ehk siis tegelikult muuta ka hetkes igasuguseid korduvaid mustreid ja nagu sa siis saad juba aru, et vahet ei ole, mis juhtub, siis sa õpid lootma iseendale, kasvatad eneseusku ja hakkad ennast juhtima. Jõuad kohta, kus tegelikult sa saad hakata uskuma sellesse, et vahet ei ole, mis saab. Vahet ei ole, kas minu ümber on inimesed, kes mind saavad sellest olukorrast välja aidata, sest me ei saa alati sellele loota. Isegi siis, kui sinu ümber on inimesed, kes teavad, kuidas kriitilistes olukordades toimida, sa ei saa alati loota, et nad on käepäralt olemas. Võimalik, et sul tuleb olla mingis kriitilises olukorras see kaine objektiivne tüüp, kes peab hakkama seda paati tüürima turvalise kalda suunas. Hakka märkama enda trigereid. Hakka teadvustama seda, hakka arendama sisemist keset ja vastupidavust. Ja minu meelest on see nagu parim asi, mida praegu teha. Ja praegune olukord aitab sul väga hästi tundma õppida sinu trigereid, kus sa ülilihtsalt lähed sellega kaasa, hakkad ka midagi jagama, hakkad kuidagi lahmima, süüdistama. Võib-olla lahendad päriselt enda mingisugust hirmu, ebakindlust ja ärevust paari pitsi viinaga.